Eesti põhiseadus ütleb, et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Rahvas võib küll olla riigivõimu kandja, aga seda, kes täpselt Riigikokku saab, otsustab ja jaotab algoritm. Eestis pääseb Riigikokku 3 tüüpi mandaadiga: isiku, ringkonna ja kompensatsioonimandaadiga. Just viimase puhul kasutatakse algoritmi, mida kutsutakse modifitseeritud tonti meetodiks. Ja nüüd oluline nüanss. Seal algoritmi sees on üks parameeter, astendaja 0,9, mida Viktor Tonti meetodis kunagi ei kasutatud. See on Eesti enda looming ja teadlik poliitiline valik. Mina ei ole politoloog, ma vaatan seda informaatiku pilguga. Meil on olemas sisendandmed, rahva tahe ja antud hääled, meil on olemas algoritm, mis otsustab häälte jagamise kohtadeks, ja meil on olemas väljundandmed, need inimesed, kes said Riigikokku. Ja siin ongi minu jutu tuum. Sama rahva tahe, samad hääled, aga üks väike muudatus valemis, astendaja 0,9 ja tulemused muutuvad. Mõni partei saab rohkem kohti, mõni vähem. Aga on see üldse oluline? Ilmselt see on ju tühine erinevus, mingi komakoht valemis. Ainuüksi selle parameetri 0,9 tõttu sai üks partei eelmiste Riigikogu valimistel 3 kohta rohkem. Ja need 3 kohta ei ole enam matemaatika. Need võivad tähendada koalitsiooni, ministri portfelle ja seadusi. Minu sõnum on lihtne. Kui algoritm otsustab, kes saab Eestit juhtima, siis peaks ju olema elementaarne, et me teame, kes sinna valemisse selle parameetri 0,9 pani ja miks, kuidas ta seda põhjendas. Kui me ei suuda isegi ühest algoritmist selgelt aru saada, kuidas saame valmis olla tulevikus tehisaru algoritmide koosmõjuks. Ja nüüd kodutöö kõigile vaatajatele. Palun saatke mulle e-mailile innar.liiv@taltech.ee vastused 2 küsimusele. Kes pani Eesti valimisvalemisse astendaja 0,9 ja kuidas seda põhjendati? Esimesed 2 õige vastuse saatjat kutsun lõunale.